Lugupeetud volikogu liikmed, kell on saanud 3 ja alustame 26. märtsi volikogu istungiga. Kohal on meil 16 volikogu liiget, puudub Merje Siipere ja interneti teel ei ole kedagi meil. Aga tervitame kõiki, kes siis meid jälgivad interneti vahendusel ja tore, kui saame kaasata. Kas võib päevakorra hääletuse juurde minna või on küsimusi eelnevalt? Paistab, et kellegi küsimusi ei ole. Panen päevakorra kinnitamise hääletamisele, et kui te olete sellega nõus, andke käega märku nüüd. Kõik on poolt, päevakord kinnitatud. Lähme esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on Vinni valla 2026. aasta eelarve teine lugemine ja vastuvõtmine. Ettekandja Maie Tiik, finantsjuht, palun. Merje ka jõudis. Et täna siis 26. aasta eelarve teine lugemine, et loodetavasti olete peale esimest lugemist jõudnud põhjalikult tutvuda. Näitan need samad slaidid, mis käisid komisjonides lühidalt, et täna keskendun muudatustele, mis siis peale esimest lugemist sai sisse viidud. Et esimene slaid, palun, või liigu edasi. Et siis muudatused enamuses näid, on ka mõni liige, kes näeb esmakordselt, siis lühidalt räägin üle. Muudatusettepanekute tähtaeg siis oli 8. märts. Tähtajaks ei laekunud ettepanekuid, küll aga laekus üks ettepanek peale tähtaja möödumist. Ja vallavalitsuse seisukoht oli, et jätta see peale tähtaja möödumist laekunud muudatusettepanek arvestamata. Et põhitegevuse tulud suurenesid siis lugemiseks 36 000 eurot, millest siis tulumaksu laekumist suurendasin 35 000 eurot. Maamaksu sai veidi allapoole korrigeeritud 4000 euro võrra ja kaevandusõiguse tasu sai suurendatud 4000 eurot, et arvesse võttes eelmise aasta head laekumist. Aga aastad on väga erinevad, üks aasta laekub 15 000, eelmine aasta laekus 29 000. Ja siis kulud suurenesid 39 655 eurot. Sai korrigeeritud sotsiaaltoetusi natukene, peamine muutus oli personalikulud, et miinimumpalga tõus sai sisse viidud. Majanduskulusid veidi korrigeeritud ja siis põhitegevuse tulem oleks siis positiivne, aga 8773 eurot. Ja siis tuli üks ettepanek vallavalitsuselt, et suunata investeerimistegevuse eelarvesse 50 000 eurot Vinni Pajusti gümnaasiumi energiatõhusustöödeks. Et see on minu poolt muudatuste osas kõik. Kui on soovi, võime veel tabelit vaadata või on küsimusi. Keskendume nagu sellel muutuste veerule. Ja palun, kellel on küsimusi? Mul on eriarvamus, aga ma loen selle kõige lõppu või? Kui on küsimusi kellegi? Jah, et kui on kellegi küsimusi, kui küsimusi ei ole, siis võib kohe arvamuse juurde minna. Väga hea. Et eriarvamus siis Vinni valla 2026. aasta eelarve kohta. Esiteks tulude koha pealt. Juba 7-8 aastat planeerime põhivara müüki küll 300 000 või 230 000, aga täitmine on ikka nulli lähedal. Selgelt on tegemist enesepettusega selleks, et eelarve näeks parem välja. Siis põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine on 2 korda väiksem kui eelmisel aastal, kusjuures selle summas on ka 310 000 veel eelmisel aastal laekumata sihtfinantseerimist. Koalitsioon loobus kergekäeliselt 565 000 eurosest CO2 projekti rahast. Kulud. Valitsemiskulud kasvavad märgatavalt nii volikogu kui vallavalitsuse eelarves.
Vallavalitsuse eelarve kasv on ligi 15%, millest suure osa moodustab palgatõus. See tundub meile esitatud põhjalike analüüside valguses ja 2 inimese lahti laskmise taustal ikka väga imelik. Noorsootöö kasvab 43%. Tundub imelik meile saadetud arupärimise vastuse valguses. See analüüsi käigus tuvastati, et mitmed noorsootöö spetsialisti ülesanded kattusid sisuliselt kogukonna ja noorsootöö koordinaatori ameti juhendis sätestatud ülesannetega ning osa ülesandeid oli ajas muutunud või vähenenud. Siis kolmandaks kulud. Toetused MTÜ-le vähenevad 46%. See on minu arust lubamatu ärategemine külakogukondadele ja seltsidele. Investeerimine. Me plaanime võtta laenu 2,1 miljonit. Milline on see suur investeering, milleks me laenu võtame? Minu arust on mõistlik laenu võtta EEMA ja veevärgi aktsiate ostuks, vallateede investeeringuks, mitmete omaosaluste katteks ja võib-olla mõni veel. Pika hambaga peab isegi selle bussi ostmisega nõustuma. Suures osas me pudistame võetud laenu 20-30 000 euro kaupa pisiremontidele ja parandustele. Sellised kulud tuleks ikka katta põhieelarve raames. Sellise laenamise jätkumisel me mõne aasta pärast laenama selleks, et vanu laene ja intresse tagasi maksta. Ja muidugi olen kriitiline ka Vinni valla Alevikus Põpruse tänav 1A majaga seonduva suhtes. Toetusest loobuti, aga omaosalus 242 000 jäeti eelarvesse. Selle põhjenduseks toodud analüüs ei kannata mingit kriitikat. Ma ei tea, kas kõik on näinud, aga see on ikka puht jama. Vallavalitsusest ei peaks sellist asja välja tulema. Selle põhjenduseks toodud analüüs ei kannata mingit kriitikat. Lammutamine hoone ära, hoiame küttekulud ja elektri nulli peal, laseme 1,7 inimest lahti ja saame tohutu kasumi. Aga kuhu lähevad noored, pensionärid, apteek, seda analüüsi ei kajasta. Kõik, aitäh. Aitäh. Läheme selle protokolli juurde, et siis ei juhtu nii nagu selle bussiga, et kõik rentisime, aga me ei tea, kes see otsustas poolt ja kes vastu. On kellelegi veel soovi ettekandega esineda või rohkem ei ole, siis ma panen hääletusele võtta vastu Vinni valla 2026. aasta eelarve. Ja kes on poolt, annab käega märku nüüd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 poolt, otsus vastu võetud. Aitäh. Lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. Loa andmine vallavara võõrandamiseks otsustuskorras. Ettekandja Irina Kulba. Maakorraldusspetsialist, palun. Nii vallale kinnub Pajuti Alevikus asuv Männiku tänav 2 kinnistu. Naaberkinnistute Männiku tänav 3 ja tööstuse või omanikud avaldasid soovi punktki circa 700 ruutmeetri ulatuses Männiku tänav 2 maa omandamiseks. Vinni vallavalitsus algatas 3 katastriüksuse piiride muutmist, mille tulemusena liideti Männiku tänav 3-le circa 723 ruutu ja tööstuse või 3-le circa 770 ruutmeetrit Vinni valla maast. Vallavara võõrandamise tasu osas lähtuti 2022. aastal läbi viidud maa korralisest hindamisest. Pajusti Aleviku hoonestamata elamumaa maksustamishind on 2,26 eurot ruutmeeter. Korrutades see läbi võõrandatavate hindadega saadi Männiku tänav 3 puhul maa hinnaks 1634 eurot ja tööstuse või 3740 eurot. Avalduste esitajad olid nimetatud hindadega nõus ning nende kanda jääb ka mõõdistamise ning notariaalse lepingu sõlmimise tasud. Käesoleval hetkel on Vinni vallale kuuluva Männiku tänav 2 kinnistu sihtotstarve üldkasutatav maa, mille maksustamishind on 0,7 eurot ruutmeeter. Seega see on üle 3 korra madalam kui see,
mille alusel võõrandatava maa hind arvutati. On kellelgi küsida? Soovib keegi kommenteerida? Kui keegi ei soovi küsida ega kommenteerida, ma panen selle hääletusele. Anda luba vallavara võõrandamiseks otsustuskorras. Männiku tänav 2. Andke käega märku nüüd, kes on selle otsuse poolt. Kõik on poolt. Otsus vastu võetud konsensuslikult. Võib-olla üks protseduuriline, et Jah. nii halb on, kui inimene meie selja taga kannab ette, et me peaks kuidagi ringi vaatama selle ära, kas siis tuleb sinna ette või siia ette või nagu kuidagi selja taga ja ma ei tea, kuidas see ülekandel või kuulda on. Ma just mõtlen, et me võime Ei, öelda jah, seda, et ta on ekraani kõrval või Ma arvan, pigem olgu siis seal juba, jah. Seda kaamerasse sinna telefonit ei võta. no volikogu liikmed on tähtsamad, et meil on valida, kas siis need, kes jälgivad kaamerad, tähendab volikogu istungit, et kas nemad näevadi. Kas nad seal ees ei või kanda? Minu selja taga. Jah. Ikka kellegi selja taga. Ja minu selja taha kõik. Ma loodan, et ma ära ei varja. Ma luban, et ma ei tõuse vahepeal püsti. Aga kena. Kas nii sobib? Hästi, ma tänan. Aga palun. 26. veebruar saatis Eesti Raudteele avalduse, millega soovib osta Mõõdaka külas väikejaama kinnistut hinnaga 6000 eurot, mille kohta on Uusmaa poolt tehtud eksperthinnang. Samal päeval esitas ta naaberkinnistu korteri omanditel, neil on 4 omandit, pakkus nende korterite omanikul iga ühele korteri eest hinnaks 35 000. Hindamisakti järgi oli see korterite hinnaks 3 ja 4 000 vahel, seega 10-kordne hind. Ja tingimus oli, et tuli kõigil anda nagu nõusolek 9. märtsiks, et tehingusse läheb siis, kui kõigi nõusolek on olemas. Alternatiiv oli, kui keegi nõus ei ole, rajatakse Vaeküla raudtee ülesõidust 2,3 kilomeetrit raudtee äärest tee juurdepääsu teed, suletakse praegune ülekäik ja pannakse ette piirdajad. Praeguseks on kõik nõusoleku andnud ja vahetult enne volikogu saatis Eesti Raudtee kinnitusvara esindaja ka kinnituse, et Raudtee nõukogu andis ka nõusoleku kinnistute omandamiseks. Aitäh. Kas keegi soovib täpsustavalt küsida midagi? Kommenteeriks või? Tegelikult on see, et minu arust oleks piisanud täiesti sellest, kui me oleksime ka komisjonis käis, majanduskomisjonis see läbi, et oleks piisanud täiesti sellest, kui oleks nendinud fakti, et inimestega on kokkuleppe saavutatud. See, et mis hinnaga inimene oma, see nagu tegelikult meid ei peaks üldse huvitama. Et me ei peaks teid arve nagu üldse, see on tehingut osapoolte enda vaheline asi ja see meid kolmandat osapoolt üldse ei peaks huvitama. Kui inimestega on saavutatud kokkuleppe kõik, meid rohkem ei peaks huvitama. Kommentaaristest. See võib olla jah tundlikud, mis need on andmed, isikuandmed. Inimlik kadedus läheb mängu. Oleks ennem ära ostnud võib-olla 10 000 teine. Jutt on ju ainult sellest osast, mis kuulub vallale ja mida siis vallalt tahetakse ära osta, et see raudtee ülesõit siis turvaliseks muuta ja ära kaotada. Ma loodan, et kõik said ühtemoodi aru, aga võib hääletusele panna. Kui küsimus ei ole, panen hääletusele vallavara võõrandamine otsustuskorras Mõõdaka väikejaama. Kes on selle poolt, andke käega märku nüüd. Kõik on poolt, otsus vastu võetud konsensuslikult. 4. päevakorrapunkt, loa andmine vallavara omandamiseks ja Virgo Koppel, majandusspetsialist, palun. Vallavalitsuse poolt on eelnõu, et lubada vallavalitsusel välja osta vallakasutus olev Honda CR-V, mis on väljas ka aastal 2022 ja hinnaga siis 10 184 eurot ja 68 senti. Auto on alla 150 000 sõitnud.
mõistlik see auto välja osta. soovib keegi küsida ja palun, Merili. kuidas kujunes see 10 184, tundub väga suur. Vallavanem tegi päringu, et mis hinnaga on kasutusrendiandja nõus müüma ja kasutusrenti ja poolt oli siuke hind. Võib veel küsida, kui oli bussiostu soov, et buss välja osta, kas see hind oli ka nähtavalt alla hinnatud? Kas on tavapärane? Küsime selle, anna andeks, et ma segan, aga oleme selle päevakorrapunkti juures, et me pärast lähme infopunkti juurde. Jälle torrendileping tehtud, mis tähendab, et TDC sama objekt ei ole vallamaa olnud. Et lihtsalt siin tuleb sarnane muster välja. Aga praegust me arutame seda vallavara võõrandamist. Ma saan aru, et sind huvitavad teised asjad ka. Kui sa loeksid valla põhimäärust, seal on väga täpselt kirjutatud, kuidas toimub volikogus arutelu, et küsimusi saab esitada 2 ja need esitatakse ettekandjale ja esitatakse selle päevakorrapunkti juures, mida me parasjagu käsitleme, et need kõrvalküsimused me saame infopunkti all ära lahendada, et me nagu laiali valguks ja meid oleks ka kergem jälgida, et kas on veel kellelgi selle päevakorrapunkti kohta küsimusi? Kui ei ole, siis ma hea meelega läheksin edasi hääletuse protseduuri juurde. Kes on selle poolt, et omandada, anda luba vallavara omandamiseks? Andke käega märku nüüd. Nii poolt ma näen on 16. Otsus vastu võetud. Aitäh. 5. päevakorrapunkt. Piira külas asuva Haava kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine. Ettekandja Erki Leek, tuuleparkide planeerimisspetsialist. Tere. Hea seismiskoht oli siin. Et Vinni valla valitsus on esitanud volikogule tunnistada kehtetuks üks detailplaneering, Haava kinnistu detailplaneering, mis on kehtestatud aastal 2008. Ja selle ajendiks on siis kõikide kinnistu omanike Okkade 1, Okkade 4 ja Haavade 1 kinnistu omanike avaldus. Nende huvi on siis tunnistada see detailplaneering kehtetuks, kuna neil on soov täna ehitada oma põhielamu juurde mingid väiksemahulised kõrvalhooned. Aga tänane planeering ei luba seda teha. Vanasti tehti sellised planeeringud, kus siis pandi hoonastusala üle, pandi kõik haljasalaks. Ja kui sul on juba haljasala sinna pandud, siis sa ei tohi isegi alla 20 ruutmeetrist hoonet, mis muidu võid ilma igasuguse ehitusloata teha, et isegi seda ei tohi täna sinna panna. Ja nii nad siis avaldus tegid, et see planeering kehtetuks tunnistada, et siis juba läbi projekteerimistingimustele saada endale siis väiksemahulised kõrvalhooned, abihooned. Kas keegi küsida soovib? Küsimusi ei ole, kommentaare ei ole. Panen hääletusele Piira külas asuva Haava kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ja kes on selle poolt, andke käega märku nüüd. Kõik on poolt, otsus vastu võetud konsensuslikult. Aitäh! Lähme infopunkti juurde ja info all on meil lausa 4 punkti ja esimene on kohaliku omavalitsuse üksustele suurte hoonete energiatõhusaks rekonstrueerimiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord PPG rekonstrueerimist silmas pidades ettekandja Gustav Saar, arendusspetsialist. Palun. Ja praeguse info järgi lähiajal peaks avatama meede taotlusvoor kohaliku omavalitsuse suurte hoonete energiatõhusuks rekonstrueerimiseks. Ja siin on siis sellised kriteeriumid, et alla 8000 elanikuga omavalitsused saavad esitada taotluse nende hoonete osas, mis on suuremad kui 5500 ruutmeetrit köötavat pinda. Selleks tuleb meil ka Haridus- ja Teadusministeeriumiga
eelkonsultatsioon pidada, kuna tegu on Viini-Paljuste gümnaasiumi koolihoonega. Üks asi on see, et haridusvõrgu arengusuund ja hiljem tuleb koostada ka 10 aasta kirjeldus siis rahvastiku olukorrast ja õpilaste hulgast. Et senimaani, miks me varem ei ole seda hoonet rekonstrueerimisnimekirja pannud, üks asi oli see, et ta vastas tegelikult sellele minimaalsele energiatõhususnõuetele C-klass, aga praegu on siis pandud selles meetmes saanitud meede nii, et suurema pinnaga hooned saaksid seal kandideerida ja lubatakse ka C-klassi hoonetel, kui tema välispinnast üle poole on soojustamata ja Viini-Paljuste gümnaasiumi puhul see nõue on täidetud. Nüüd tuleb küll tagada siis rekonstrueerimisega vähemalt ühe energiaklassi võrra parem energiatõhusus ehk siis B-klass. Rahalise poole pealt toetuse rehkendus on 1200 eurot siis ruutmeeter rekonstrueerimise maksumus selle järgi ja arutatakse siis omavalitsuste individuaalse toetusmääraga läbi. Valla puhul on see 0,7. Siit tulebki välja siis nii, et 840 eurot ruutmeetri rekonstrueerimiseks taotleda toetust ja teine on pandud siis maksimum piir ka peale, et meie puhul siis seesama 5,88 miljonit, et seda saame maksimumi tändida. Ja protsentuaalse suhte järgi siis vähemalt see 30% peab olema oma finantseeringu osa. Siis eelkonsultatsioon Haridus- ja Teadusministeeriumiga, siis rahvastiku prognoos 10 aasta perspektiivis, projekti staadiumis on esitamise juures nõutavad. Praegu info ongi sellest, et kuna siin kui selle toetusvooru toetus saame, et siis me teaksime arvestada ka tulevate perioodide kuludega, eriti just selle sama oma finantseeringu osas. Et enam ei ole siin 100 000, vaid asi on nulli juures. Oleks minu lühidalt kõik, et mis kaasas oli pikemad kui. See orienteeruv ajakava ka ära, et ta nüüd tuleb. Nüüd avatakse siis on aega nagu eelhoogu võtta või valmistuda siin selle aasta jooksul. Abiga kõlblik periood hakkab siis 1. jaanuarist 2027. Nii et juhul kui siis tulemust selgub ka kuskil seal kevadel 27. aastal ja siis tegemiseks 7-28 ja võib-olla ka midagi 29. aastast tuleneb, kui palju see midagi teha on vaja ja kuidas see ajaliselt jõuaks teha. No, lühidalt, et nüüd on see aasta on kõik aega meil seda taotlust koostada. 4. jaanuar on see tähtaeg, millal peab see taotlus esitama. Siis seda menetletakse veel 6 kuud või 8 kuud. Ja pärast seda siis on see realiseerimise aeg ja see on, kas oli 36 kuud või 38 kuud, mis see oli? No igatahes, et siis on pikk aeg veel, et siis tuleb projekteerimine on nagu abikõlbu pluss siis ehitab. Riigiparatus on nii, et 9 kuu jooksul otsusest, et toetus saab, tuleb minna ehitajaga lepingusse. Igal juhul see reaalne aeg jääb siis kuhugi sinna 2028. Põhijõuaeg, jah, võib-olla juba 2007 midagi, eks ole. Hanked tuleks ehitushanke ja 28-29. Pigem ikka 29, sellepärast, et projekteerimine võtab ka ju aasta aega.
ega seda ei tehta ka rutem. Kui me saame Dobra otsuse augustis 2027 aastale projekteerimiseks, me ei hakka ju septembris ehitama tegema, pigem jääb ta. See on tuleviku muusika. Loodame jah, et saame selle toetuse, muidu me teeme siin plaane ja jagame juba. Mida? Ei ole mõtet teha. Just, et siin tuleb jah, ma ei tea, kuhu see küünal panna, et me selle toetuse saaksime. Aga soovib veel keegi täiendavalt küsida selle hea mõtte ja loodetavasti läheb see projekt käiku, et loodame. Aga aitäh Gustavile selle eest ja hoiame siis pöialt, et see kõik läheb nii, nagu me plaanime. Teine infopunkt on meil ülevaade laste heaolu spetsialistide töövaldkonnas ja ettekandja on Alestina just ja Angelika laste heaolu spetsialistid. Palun. Alestina, jah, tõrk oli läinud. Arvasinassa jaamassa. Seda mulle ei andnud. Minu eest allkirja saida. Ei, ikka märkas. Tere kõigile, olen Alestina, töötan Vinni vallas laste heaolu spetsialistina ja meie siis töö eesmärk on tagada lapse õiguste kaitse, turvaline kasvukeskkond ja meie siis kahe peale Angelikaga on praegu hetkel üle 100 pere, kellega me tegeleme ja nende hulgas on siis pered, kes vajavad tuge nii, kellel on alkoholiprobleemid, hügieeni, vanemliku ja oskuste puudus, hooldusõiguse küsimused, vaimse tervis ja perevägivalla juhtumeid on ka päris palju. Et siis peamised tööülesanded jagunevad meil suuresti 3 osasse. Hommik algab meil sellega, et avame siis oma sotsiaalvaldkonna andmeregistri staari. Sealt vaatame üle, kas on meil tulnud teatisi, kas lasteabist, politseist. Et lapse abivajaduse hindamise puhul, et hindame eelkõige lapse olukorda, et kas laps on turvalises keskkonnas ja kas tema areng on toetatud. See tähendabki seda, et vaatame üle lapse igapäevase elu ja turvalisuse, analüüsime riskitegureid, mis võivad lapse arengut mõjutada, selgitame välja, mis on konkreetses olukorras lapsele parim huvi. Ja selle põhjal siis teeme otsuseid, kas ja milliseid meetmeid siis on vaja rakendada. Suur osa on töö lapse ja perega. Et see siis hõlmab siis perede nõustamist, soetamist, vanemlike oskuste tugevdamist, konfliktide lahendamist peres ning vajadusel ka kriisiolukordades sekkumist. Et eesmärk on toetada pered nii, et laps saaks võimalikult turvalises ja stabiilses keskkonnas kasvada. Ehk me ei tegele ainult perega siis probleemidega, vaid aitame perel ise paremini hakkama saada. Ja kui lapse olukord vajab siis süsteemset sekkumist, siis liigume juhtumi korraldusse. See tähendab, et siis koostame juhtumiplaani, korraldame perele vajalikud teenused, teraapia, rehabilitatsiooniteenused ning jälgime ja hindame lapse olukorda regulaarselt, et kas see paraneb või on vaja midagi muuta. Et see ei ole nagu ühe inimese töö, et see on koostöö erinevate asutustega siis. Lapse abivajaduse hindamist me teeme siis lapse heaolu kolmnurga abil ja meil on siis aega otsustada 10 päeva jooksul, kas me avame juhtumimenetluse.
lihtmenetlusega algab siis iga pöördumine ja siis me tegeleme esimesena alati sotsiaalnõustamisega, räägime, vestleme. Eelhindamine peab olema 100% tehtud igale lapsele ja kui peres on 10 last, siis tuleb kõik lapsed ära hinnata. Ja kui on riskitegureid rohkem, seal ütleme üle 5, siis me üldjuhul avame juhtumimenetluse. Sügavam analüüs on siis, sellega kaasneb tegevuskava koostamine. Tegevuskava koostamine on tihtipeale koos lapsevanemaga. Kui lapsevanem ei ole näiteks võimeline sellel nagu tegevuskava koostamisel, siis on ka selline variant, et mina koostan tegevuskava valmis, siis me pärast lapsevanemaga vaatame selle üle, et kui neile midagi ei sobi, siis me teeme muudatused, siis läheb allkirjastamiseks ja siis tegevuskava peab lapsevanem ikkagi nagu ka täitma. Ja juhtumimenetluse puhul on see, et me teeme iga 3-4 kuu tagant vahehindamisi, me helistame perele, küsime, kas on muudatusi, kas on nad neid asju täitnud. On olnud ka olukordi, kus pere ei ole koostöö valmis, siis me oleme teinud ka ettekirjutusi ja ettekirjutus on siis ikkagi mõne puhul see toimib, mõne puhul see ka ei toimi ja meil on võimalus kuni kohtuni välja minna, et lapsevanemad hakkaksid meiega koostööd tegema. Ja probleem on ikkagi nagu rohkem selle taga, et lapsevanemad ei tunnista probleemi, et arvavad, et ainult nagu meie näeme seda, et nemad seda ei näe. Ja sama tunnustusega, kõik asjad valmis. Ja kuna Staris me toimetame, meil on toimingud, kõik telefonikõned, kõik meilid, kõik dokumentatsioon, mis on, kõike me peame sisse kandma, et see on väga mahukas töö. Telefonikõned salvestate või kirjutate pärast ringi? Selles suhtes praegu on see teenus meil peale, et telefonikõne salvestatakse, me saame selle alla laadida selle faili, aga ennem pidime selles mõttes suusõnaliselt selle ümber kirjutama. Koostööd teeme siis erinevate asutustega. Igapäevased koostööpartnerid ongi siis lasteaiad, koolid, politsei, tervishoiuasutused, kohtud, organisatsioonid erinevad. Et seda süsteemi kõike näha, siis ongi vaja, meie näeme ühte poolt, kool näeb õppimist, käitumist, perearst tervist, politsei turvariski. Et selle siis info paneme kõik kokku ja siis selle põhjal siis saame nagu selle päris pildi ja saame nagu päris selle õige toe valida lapsele. Et hästi oluline, et kõik, kes meiega koostööd teevad, et olulisel kohal ongi just see lapse heaolu. Dokumentatsiooni on meil palju ja menetlustööd on palju. Kõik päringud, teatised, nõudekirjad, menetlusdokumendid lähevad meil läbi Amfora. Kui politseist tuleb mõni päring, siis me peame vastama, kui palju ka perega on tegeletud, mida on varasemalt tehtud, mida on pakutud. Et need võtavad väga aega nõudvad, et see asi nagu kokku saada kirjalikult. Seisukohti me teeme kohtutele, sellest me veel räägime ja dokumentatsiooni ja menetlustöö koha pealt võib seda lisada, et kuna Vinni valla eestkostel on 5 last, kes on praegu asenduskodus, mina olen siis volitatud isik, kes tegelen nende laste kõikide rahaasjadega. Kui on vaja avaldusi teha töötukassasse, dokumenditaotlused, teen ainult mina neid avaldusi, kõik võrgustikud, mis koolis on, mina pean nendel osalema, sest ma olen nii-öelda nagu eeskostetav siis, nagu lapsevanem. Kõik eeskostja nõusolekud, kui laps tahab minna naabri juurde ööseks sõbra juurde, siis mina annan nõusoleku. Kui koolis näiteks ei ole käinud, puudulikud hinded on siis nagu lapsevanem ikka, siis ei saa külla. Et selliseid asju otsustan nagu mina. Et nende eestkostetava lastega on nagu selles mõttes väga palju muresid ja probleeme, aga me saame... Kus nad reaalselt elavad, need 5 last siis? Vinni perekodus on ja siis on üks Tallinna lastekodus. Perekodus on rohkem lapsi, need osadel on siis keegi teine?
ei, no selles mõttes Vinni valla eestkostel on 5 last kokku. Ja, selge. Vabandust, kui kiiresti see vastus tuleb, et kas see laps saab kohe teid kätte või kuidas teil see töökorraldus on seatud, et lapsevanema saad ju 24/7 kätte, aga kuidas teiega? Minul on tegelikult väga positiivne kogemus, meil on Vinni perekoduga tihe suhtlemine, mind saadakse selles mõttes kiiresti kätte, kui mingi mure on. Tallinna lastekoduga natuke keerulisemad lood, aga me saame hakkama. Ja siis oluline osa siis on meie tööst on seotud kohtumenetlustega, kus me peame siis laste heaolu huvides siis selle seisukoha koostama. Et kohtumenetluste puhul ongi siis oluline roll nagu koguda kõik võimalik info kokku, et algab ta üldjuhul kodukülastusest, hindame kodus olukorraga, siis vestleme vanematega, vestleme lapsega. Siis võtame iseloomustused kas lasteaiast, koolist, oleme ka päringud teinud ka tervishoiuasutustele. Ja siis selles kohtu puhul ongi see, et meie nagu seisamegi lapse heaolust ja nemad ju ei näe seda, mis lapsega on, et meie aitame tal siis selle nagu nähtavaks teha. Ja lisan siia juurde ka, et eelmise aasta jooksul oli kokku mul 13 kohtuistungit ja need olid enamus hooldusõigusega seotud küsimustes. Pidin siis seisma lapse. Juriidiliselt aitab teid keegi või peate juriidikaga ise hakkama saama? Meil on lastekaitse töös olemas Sotsiaalkindlustusamet, kes meid nagu juhtumitest nõustab nii-öelda ja vajadusel on ta ka vaadanud meie seisukohti üle ja teinud parandused. Aga kohtus ei aita? Ei, ise selles mõttes oled üksi, jah. See töö on nagu selles, et see on keerukas, vastutusrikas, emotsionaalselt ka raske teinekord, et sa pead ju tegelikult ju tegelema kõikide asjadega ja jälgima kõiki peresid, et ütleme, et meil on üle 100 pere, ühes peres võibki olla 10 last, 6 last. Ehk siis pead kogu aeg hindama seda olukorda, et hästi palju probleeme ongi vanemate konfliktid, et lahkarvamusi, lapsed kuulavad pealt seda. Vanemad ei suuda kokku leppida, et kelle juures näiteks laps nädalavahetusel viibib, siis samamoodi sekku meie ütleme teinekord ka seda kohtumiskorda nagu paika panna. Kohtuskorda oleme ka, meie saame oma töös nagu määrata ja teha. Siis lapse hooletusse jätmine, et puudubki korralik toit, sobiv riietus, mõni laps on sageli üksinda kodus üldse või vanemad üldse ei suuda hoolitseda. Siis väärkohtlemise kahtlused, et seksuaalse puhul siis aitab meid siis lastemaja teenus, sest neil on see oskus olemas, et lapsega see vestlus läbi viia. Sotsiaalsed probleemid, et ka peres võib olla esineda vaesus, tööpuudus, sõltuvusprobleemid, vaimse tervise raskusi vanematel endal, koolikohustused mittetäitmine, see on ajas ainult suurenenud. Ja selle juur on üldjuhul kodu, vanemad, üldjuhul on see niimoodi, et see tuleb kõik sealt. Et siis peamegi selle välja selgitama, selle juurpõhjuse, sest muidu me ei saakski teda nagu kuidagi tagasi reele või kooli tagasi aidata. Ja vaimse tervise probleemid täpselt samamoodi on ainult suurenenud. Enesevigastusi tuleb juba iga nädal. Väga palju. Ma võin korra vahele küsida just, et kui me räägime psühholoogilisest abist, et kuidas teil see koostöö on ja kas meil piisab seda praegu inimestele pakkuda? Sellega ei ole probleemi. Ei, meil on praegu jah. Inimesed vastu võtavad ja lähevad üldse. Lähevad ja nad ise ka küsivad, kas teil on. Et on inimesele või perele vaja, siis me suuname koheselt. Et on kiiresti kätte saada. Ja, on küll jah. Aga selles mõttes siia ma tahaks ikkagi selle sisse tuua, et lasteaiast ei tule pöördumisi, mida võiks juba tegelikult ju tulla lasteaia, seal on lapsed väiksed, pöördumisi võiks ju sealt tulla. Sest et praegu tuli meil siin natuke välja, et mõni laps saabub lasteaeda, kus õpetajad siis last pesevad. Laps on ikkagi must ja hooletusse jäetud, aga meieni see info ei jõua. See teeb meid juba murelikuks. Sest kui laps läheb juba esimesse klassi ja meil hakatakse koolist helistama, see on meie jaoks juba tulekahju kustutamine. Ma küsin ka selle info õigsuse kohta, et ma arvan, et me kõik oleme Virumaa Teatajast lugenud
juhtumid, kus naaber teatas, et laps on vanaema juures, kes ei ole adekvaatne ja selle pere andmed läksid kuhugi listi, et kuidas see info lapse probleemist tavaliselt teieni jõuab, et kes siis teatab ja kes siis kontrollib ja kuidas, te teate ka seda Virumaa Teataja juhtumit. Ja ma otsin selle nii kaua üles, et aga kuidas see info teieni jõuab ja lapse probleemidest, et kas naabrid teatavad, kool või? Erinev, kõik võivad teatada selles suhtes, nii naabrid, politsei, häirekeskus, lapseabi, ükskõik kust info liigub meieni. Ma võin selle öelda, selle Virumaa Teataja artikli see põhi nagu murekoht oli see, et sellesama ühe helistamise peale tehti juba starri märge, et selle perega on probleem. Tegelikult probleemi ei olnud tagantjärgi, aga nüüd see pere on nüüd kuskil 10 aastat registris, et see on probleemne pere ja kui sealt mingid väljavõtteid asju hakates võtma, et see pere on nagu kahtlusalune. Vale teate alusel võib inimene panna nagu häbiposti või teatud määral. Jah, aga see ongi meie töö, meie töös ei ole sellist asja olnud, et me läheme ja on olnud, kus lapsed ongi valetanud, ongi välja tulnud ka selliseid asju, on ju. Aga ega see ongi, jah, just, et see hindamise käigus me saame aru ju, et kas on probleemi või ei ole. Juba teete märke ära või te siis ei tee? Tee hinnangu või? Teeme ju toimingu ära, et meil on kodukülastus teostatud. Telefonivestlus, sotsiaalne uurimine. Et kõik sellised asjad on kõik dokumenteeritud. Ja kõik läheb starri üles. Ja kõik läheb starri. Siis on ikka registris sees juba, jah? Et vale kaebusega, kui tahad naabrile käkki keerata, siis helista korra, et lapsed on... Kui tulebki välja, et probleemi ei ole, me paneme selle lihtmenetluse kinni ja kõik. Andmed jäävad. Andmed jäävad. Sama nagu siis see hooldusõiguse asjus ka, et kui teib, ma võin kas venda näitel tuua, et kui lastekaitse käis kodus, samamoodi kohtumiskord oli vaja paika panna, siis ta käis ka mul 3 korda kodus, hindas kodust olukorda, last, seda ka ma küll ei teaks, et ma kuskil registris. Vaadake järgi. Ise ennast ei tohi vaadata. See registri. Aga sul on märk küljes. Sinu probleem. Andmekaitse keskjuht. Kui on kiuslik naaber, siis hoidke nagu pöialt, et tal ei oleks väga lennukad ideed. On neid kiuslik, et meil endal on praegu üks perekond, kes on ära põgenenud ühest vallast, teisest vallast, 3. vallast. On nüüd meie vallas rahvastikuregister on korda tegemata. Nüüd püüamegi nagu seda noort ema siis toetada selles suhtes, et ta ei oska. Vanemlikud oskused on puudu. Ei oska süüa. Jah, aga kui ta on ikka 3 kohaliku omavalitsuse peale jooksnud ja ta lõpuks jõuab Vinni valda ja siis meie peame ka seda tulekahju ikkagi hakkama kustutama. Aga selles suhtes, mis ma tahan siia tuua, ma ei tea, kas see sobib või sobi, Anželikaga on meil väga hea koostöö, et kui me käime kodukülastustel, me anname lapsevanemale võimaluse. Me ei hakka kedagi ähvardama, me ei hakka seal ütlema, et me võtame lapsi ära. Ei, me anname võimaluse, me tuleme nädala pärast uuesti. Vaatame. Ja hindame. Me anname inimestele võimalusi. Kodused olukorrad on päris... Ma toon utreeritud näite enda elust, et ema, isa on umbjoobes, täiesti ebaadekvaatselt. 3 väikest last, üks on seal alla aasta, teine on võib-olla seal 3-4. Et ütleme, kust kaudu see info teieni tuleb, politsei kaudu või siis naabrite kaudu, et kas on võimalus need lapsed kuhugi ära viia sel momendil? Ja me saame teha selle eraldamisakti 78 tunniks, jah. Kuhu need lapsed lähevad? Otsime koha. Perekodu üle Eesti kõik listame tavaliselt läbi ja turvakeskused ja siis lähevad sinna esialgu. Meie praktika oli see, et meil ei olnud mitte kuhugi viia ja siis sama sotsiaaltöötaja hoidis nii kaua, kui kaineks said vanemad ja andis tagasi. Aga mitte kuskil vastu ei võetud. Selles suhtes on väga kiire protsess, kohe kohtusse avaldusega peale ja kohus teeb esialgse õiguskaitsemääruse, lapsed eraldatakse ära, kas või eestkoste pere, kuhu võimalik on. Ja siis tuleb juba põhiavaldus ja siis vaatame jällegi kodukülastuse käigus, elutingimused, kõik asjad, hindamised, ma räägin, see on väga
põhjalik analüüs, enne kui see otsus ära tehakse, et lapsed me eraldame päriselt. Ja kui palju on eluvõõraid kohtunikke? Ei ole. Ei ole või? Ei ole. Siis on hästi, siis on asi paremaks läinud. Meil oli juhus, kus see ei võetud ära ja lapsevanemad siis peksid ta vigaseks, nii et eluks ajaks sandiks. Ja mina ütlen, et see on kohtuniku süü, aga ega selle minu ütlemisega ei tee mitte midagi. Aga siis on väga hea, kui asi on parem. Aga miks meil üks laps Tallinnas on? Vot seda mina ei oska öelda, see oli enne mind, oli siin lastekaitsetöötaja Kaidi Kasu ja tema otsustas millegipärast venda ja õde lahutada. Õde on Tallinnas, vend on Roele perekodus. Et õde on siis Tallinnas? Õde on Tallinnas. Kui vana? 16. Varsti suur. Simelik ja Kaidi. Ja, palun. Ja, läheks selle teemaga edasi, et kui te vaatate, kirjutasite, et teil on 100 peret siin vaadata, et minu esimene küsimus on väga aktuaalne teema. Tihtipeale on koolitoit on ainuke toidukord lastel. Kui palju neid peresid meil Vinni vallas on? See on esimene küsimus. Ja teine küsimus on, kui palju te reaalselt või ütleme nädalas 5 päeval, tööpäevadel või 7 päeval nädalavahetusel ka, et kui palju te väljas nagu käite, või oletegi suurem töö on ikkagi teil arvutist paberit täita? Tegelikult me teinekord ütleme, et me oleme nagu kiired auto sõidame, et me kogu aeg käime kodukülastustel, kogu aeg, iga päeva põhimõtteliselt. Vahest on päevi, kus me ei jõua lihtsalt. Ja mõnikord on meil olnud ka selliseid kodukülastusi, kus me peame teostama nädalavahetuseti, sest pere on tööl. Me teeme ka ette teatamatu kodukülastusi, kui me teame, et on pere alkoholiriskiga ja me peame hindama seda olukorda, kus lapsevanemad ongi ja. Et nädalavahetusel jõuaks ühesõnaga. Me peame nad kuidagi ju selles mõttes vahele võtma või nii. Kui palju on neid peresid või perede lapsi siis Vinni vallas meil, kellel ongi see koolitoit on ainuke toidukord? Vaesusest tahame rääkida. Ja kuidas te nendeni olete jõudnud ja kuidas näiteks mina siin Vinni valla elaniku nendeni jõuks? Ma jään selle vastuse võlgu, ma tõesti ei tea, aga ma tean seda, et meil peaaegu iga pere saab toiduabi. Kas meie pered on? 100 peret, kõik saavad toidu. Selles mõttes meil on kokku 100 peret, aga minul on juhtumi menetlusi, kui ma praegu mõtlen, siis 20 peret saab kindlasti toiduabi. Me pakume neile, et tegelikult me ju küsime ka luba, et vaadata külmkappi. Me teeme neid asju ka tegelikult. Kooli kokku räägime esmaspäeval on söömine päris hea ja tõvad rohkem süüa. Kui siin on see sama koht, et laps läheb lasteaeda, ta on nälgas, tegelikult õpetajad peaks seda nägema ja tegelikult see on ka üks koht, et on selliseid ka alakaalulised. On neid hoolealuseid või tähendab teie nagu huviorbiidis lapsi? Tegelikult on, te ütlesite, et üle 100 pere, aga igas peres on ju mitu last, et kas te oskate öelda, kui palju neid lapsi nagu päriselt ei oska öelda? 300 last, kes siis vajavad heaoluspetsialisti tähelepanu. Ja neid tuleb juurde, jah. Siin tekib küsimus minul, et kuidas teie ja kust te saate seda hingetuge, et teha seda tööd, et see on väga raske töö. Psühholoogil on vaja psühholoogi. On vana tõde. Ja veel nende, väga hea oli Kaido küsimus ka, et kuidas tema jõuaks võib-olla abiga, et kuidas meil selle toiduabiga, et see tuleb siis, kuidas toidupangast ja see on piisav. Tagasiside on olnud erinev, mõni ütleb, et vanad asjad on seal toidupanga, ma ei tea, mis pakid seal on, kuivaineid on seal ja moose ja asju, et mõnikord satuvad head asjad, mõnikord halvad. Tegelikult ütlevad, et palju abi on tegelikult. Tegelikult on öelnud, et see aitab hästi palju kaasa neile. Ja see on puhtalt toidupank, et kui meie näiteks valla inimesed tahaks sinna panustada, et meie lapsed oleks kõik hoitud, et kas meil on ka sellist võimalust?
et noh, alati ei pea ju see toidupank olema, võib ka meie valla omal mingi, ma ei tea, ma ei oska nüüd öelda fond või et ega te ju võtate ainult toidu ja viite. Ei, no toidupank võtab ise perega ühendust ja siis ma saan aru, on Vinnis bussijaama juures, see buss käib kohal, lapsevanemalt tuleb SMS, nemad käivad selle paki järel. Mõni lapsevanem saab 2 korda kuus, ma tean paki, mõni kord kuus. Mis ei taga seda, et see söök jõuab lapseni? Ainult seda muidugi. Ja me mõtleme see koht, et kuidas me saaksime neid olukordi niimoodi lahendada, et lapsed oleks hoitud. Kas see üldse on kuidagi reguleeritud, toidupakk peab lapseni jõudma või on see perele? Ma arvan vastavalt pereliikmed lahule tegelikult. Jah. Sest et kui ma maha ei müüdaks, ära ei joodaks, on see mõte, on ju. Kummiks küll. Aga kas meil pikapäevarühma lapsed saavad süüa ka või kes on koolis veel õhtul, saavad süüa või? Ma arvan, oskab Margit Tiiks rääkida haridusteenist kooli poole peal. Vanasti küll käidi. Vanasti oli õhtuoode. No jah, aga noh, lapsed natuke häbenud. Ja hommikusöök oli ka meil puder. Puder on ka. Toidu, jah. Lihtsalt toidupangaga, ma ei tea, kui paljud teavad, toidupangal on ka, kui on toiduhingamispäev, siis see pakk ikkagi maksab mingi raha. Et noh, on mul õigus ju? Ei maksa. Ei maksa. Suurperede liidus. See on Suurperede liit, mis maksab. Okei. Siis ma... Suurperede liit, nemad toovad hoopis mujalt, Soomest. Ja. Toidupank teeb tiiru samal päeval kõik poed läbi oma regioonist, korjab asjad peale, kus on inimesed andnud sinna kastidesse ja samamoodi poedist annavad just. Probleem on selles, et tihti peale nagu inimesed ei tule võtma seda. Või ei telli endale seda. Et noh. Nad võib-olla ei tea sellest. Jäbenevad. Jah, võib-olla pigem on see, aga minu küsimus on ikkagi see, et kuidas nagu meie siin üldiselt nagu alakaalulisele vähemeelt, kuidas meie saame kaasa aidata. No sündame selle peale. Töötada hakkavad aitama avalduse näite. Ma eks naabrivalve on üks tähtis asi, et me peame oma naabritel ikka silma peale hoidma heas mõttes, et kui näeme häda, siis tuleb kutsuda või ise aidata. Samas on see tulekahju kustutamine, sest kui sa ütled, et lapsevanemad ei oska ise süüa tehagi, ehk siis kõik need oskused, mis on neil puudu, eks ju. Aga siis on see, et on vaja hakata meil tegelema juba ennetusega, sest nendest lastest saavad järgmised samasugused lapsed. Nii on ja see ongi see vanemlus, mida peab õpetama. Kui inimene hakkab juba peret looma, olema vanemluse programm tegelikult juba riigi poolt seadusega tehtud, et me saaks neid oskusi õpetada. Seda ei ole elementaarne enam. Väga hästi õpitud, see on õpitud abitus. Kui meie tegelikult isegi teinekord näitame, kuidas koristada, kuidas pühkida. Siis olen ka jaganud, kus kohas need lihtsalt toiduretsepte leida. Ja see tundub nii uskumatuna, aga siis me mõtleme, et õpetame lapsi seal logarikme ja keerulisi muusikalisi tehteid tegema ja samas puudub kooliprogrammis lihtne kuidas selline pere. PISA-testid on olulised, et seal oleks tulemus, aga enda eest hoolitseda ei oska. Tohiga õpetusele, tohi tööle panna. Koolipidajatena me saame üksteist võib-olla muuta. Nüüd on mitu ja palun. Repliigi ja minu teada päris mitmes noortekeskuses tehakse koos süüa, et see on juba üks osa, mis kindlasti läheb õigesse kohta. Lapsed kuuavad keskusesse, eks ju. Lapsed ei jõuda keskusesse. Kaugel pauksevad võib-olla mõned metsatalud ja need. Aga Kaido, palun. Jah, et meil on siin kindlasti ka otseküdaga vaata sinu üleskutsed. Sõrduge julged lapsed. Ja teine küsimus on ka, et aga kes teid kontrollib? Järelevalve, Sotsiaalkindlustusamet. Ja kui tihti nad käivad teil külal või vist, et mis sa küsid, et kes... Kas teie kaevatakse või lapsevanemad? No ei ole. Niimoodi ametlikke pöördumisi on ainult üks tulnud. Aga see on nii pikaajaline kohtuprotsess ka seal ja...
naljaga pooleks nii palju, et kui me tegime Roelas kõigepealt selle kooli internaadi, et siis lapsel kõige suurem karistus oli see, kui ta pidi nädalavahetusel koju minema. No kui me räägime nendest peredest, eks ole. See oli kõige suurem karistus, aga kui ta oli korralik, siis ta ei pidanud koju minema. Siis seda lasti nädalavahetusel ka internaadis olla. Puhas, saab süüa, kõik on nagu korras. Siinkohaks tahaks ikkagi ka ettepaneku teha, väga oleks vaja õpilaskodu Vinni valda. On palju perekondi, kus lapsed ikkagi ei saa oma peres väga õige. Peres elada ja neid oleks vaja õpilaskodusse panna. See paneb neid ka juba kooli kohustust täitma. Ja. Eriti nüüd, kui see vanus tõuseb 18 aastani, Just. et kuidas moodi nendega nagu. See on kõige suurem vähend. Aga mõtleme selle peale, et õpilaskodu. Jah. Tuleb ära teha, siin ei ole mõelda midagi. Keskelt kätte nii palju. Teeme ära. Me mõtleme midagi, kui me mõelda 5 aastat menetleda, me võime menetleda, aga teeme ära. Jah. Toetused siis. Asendushooldusest me juba rääkis. Tugiisikud, pere tugiisikud tuleks ka meile vaja. Sest nagu me ennem ütlesime, enamus ei oska teha ja koristamist, et pere tugiisik võiks olla, kes toetaks neid peresid. Hooldajatoetust pakume, sotsiaaltransporti, kui lapsel on vaja haiglasse sõita, see on siis erivajadusega lapsed, nemad saavad kõik sotsiaaltransporti. Pereteraapia, psühholoogiline nõustamine ja siit on veel puudu mänguteraapia, et sellised lasteaialapsed kuni 12 äkki või 12. eluaastani olen mina suunanud lapsed mänguteraapiasse ja tema on selline ühekordne meede meil ja siis mina seda hindamist ei tee, lihtsalt nagu selline väike ennetus, et lapsed lähevad mänguteraapiasse ja seal siis saab laps käia 6 korda tasuta. Pereteraapia teenust pakub meile siis Inspiratsioonikeskus, kus on Karis Mugamäe ja Kersti Sundeket. Ja psühholoogilist nõustamist on siis meil 2 psühholoogi, on siis üks noortele, siis teine natukene vanematel ja ka teinekord ka lapse vanemad saadame sinna. Ja samamoodi 6 korda tasuta. Aitäh kuulamast. Siin, et Roelas on meil õpilaskodu. Kui palju? Kõik kohad on täis. Praegu tegelikult tahaks suunata kedagi. Ei ole. Selge. Kas kellelgi on veel küsimusi? Täname meie lastekaitse spetsialiste, laste heaolu spetsialiste. Vanasti oli teine nimetus ja soovime teile jõudu, vahtupidavust ja hoidke siit meie lapsi hästi. Aitäh teile. Väga huvitav ülevaade ka, et saime siis teada, mis see töö endast kujutab. Aga nüüd lähme 3. infopunkti juurde. On lasteaedade kulude eest lastevanemate poolt kaetava osamäära kehtestamisele seisukoha välja selgitamine. Et ma ei hakkagi rohkem juhatust ütlema, Margit räägib kõik ära. Margit Tiits, haridusteenistuse juht, palun. Et oli volikogu päevakorras detsembrikuus, nüüd Päivi saatis väga rikkalikult teile veel materjale selle sama teema kohta, see on pidaja pädevusse kuuluv teema, et ega ma ei oskagi võrreldes detsembrikuuga midagi lisada, et kas te tahaksite midagi küsida? Et iseenesest on see vallavalitsuse otsus, eks ole? Jaa, pädevus on vallavalitsuse pädevus, kuna alusharidusseadusest tulenevad ülesanded on vallavalitsusele delegeeritud. Ja kui kõik on selle läbi lugenud ja on ettepanekuid või mõtteid, kui ei ole, siis loeme päevakorrapunkti ammendatuks, sest teil olete nähtavasti kõik selle läbi lugenud ja Vinni valla lasteaedades siis vanemate poolt tasustava toidukulu maksumuseks on siis 3 eurot päevas.
see ei ole veel praegu vastu võetud. jah, ei lihtsalt see mõte. Me enne seda volikogus seal detsembris siis arutasime ja koalitsioon selle tagasi võttis. Aga ma ei tea, see ei olnudki volikogu pädevuses või Siin on vahepeal võtsid seda ümberhinnast, et sel ajal oli seisukoht, et see on volikogu pädevus, täna on ümberhinnatud, et see on vallavalitsuse pädevus, kuivõrd alusharidusseadusest tulenevad ülesanded on vallavalitsusele delegeeritud. Et siin on nüüd see niisugune paragrahvide tõlgendamise küsimus, et kuivõrd on ta siis nüüd hinna kehtestamine ja eelarvega seotud ja kuivõrd ta alusharidusseadusest tulenev. Ilmselt siis on seadused muutunud, et meil mingil ajal volikogu otsustas, kui palju me tohime võtta koopia paberi maksumust, et vallamajas koopiaid teha. Et siis nüüd ilma volikoguta otsustatakse, palju lastele toiduraha tohib maksta. Et alusharidus või haridusspetsialistidega me saime just eelmisel nädalal maakonnas kokku. Ma uurisin, kuidas teistes omavalitsustes on, et üldiselt on see valitsuse pädevus ka teistes omavalitsustes. Selge. On probleem lahendada, siis me ei pea ju hääletama. Midagi hääletama. Kui ma tohin selle eelmise punkti jätku, et tõepoolest see toidu tegemise oskus on probleem ja laste eneseteenindusoskus on probleem. Aga et mis me selleks teeme, et tegelikult meil on ju lasteaeda sisse toodud see ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe ja see, et laps peab suutma ennast ise teenindada, et me lasteaias juba õpetame seda, et nad saaksid elementaarseid niisuguseid toidu ettetõstmise omale selgeks ja lihtsamaid seal võileibu teha ja seda kõike me juba hakkame sama jätta koolis, ka inimese õpetuse tundides, kodunduse tundides ja see, et tegelikult selle lapse aitamine märgib. Lastid ei võeta ise mähkmärava. Sealt ülesanne Peaks jõudnud. Ja tegelikult meie õpetajad märkavad. Lapsed peavad mähkmed käsi vahetama, tuleb ajast, võttes lastel ise suutma enne mähkmärava vahetada. Otsuse probleemid, tühja kõhu probleemid siis ikkagi teatatakse ja ka see, et tegelikult meie haridusasutused suudavad ise vastu võtta otsuseid ja ise tegutseda, et näiteks märgati meil ühes koolis, et lapsed lähevad sööklast ära ja võtavad leiva kaasa. Et see oli tegelikult see märk, millele me pidime hakkama reageerima. Ja tegelikult ongi meil 2 vahetunnil on võimalik ühes ruumis saada leiba, saada moosi, saada piima, et see lapse suhkrutase jällegi organismis normaliseeruks ja ta saaks koolis edasi õppida. Ja tegelikult see kulu ei olnud üldse märkimisväärne ja lapsed täiesti vale häbita käivad tegelikult sellel vahetunnil, kui neil see võimalused on, see on 2 päeva jooksul. Siis hommikul on võimalik saada hommikuputru lasteaedades lõunasöögi ja need lapsed, kes siis on päevas, on võimalik saada siis ka seda õhtuoodet või õhtusööki, et üldreeglina on seesama, mis lõunast pottides jääb kasutamata, et see toit on soe ja see läheb uuesti kasutamata või mitte uuesti, ta ei ole lauetus, vaid potist väljastamata, köögist väljastamata toit. Ei, meil on väga hästi, mu enda lapsed kinnitavad, et VPG-s on kõige paremad toidud ja kõige suuremad portsud võrreldes sellega, mis praegust Tallinnas on ja toit on ka väga maitsev. Aga eelkõige et iga vihje on tegelikult teretulnud ja vihjele saab alati reageerida. Väga armas. Aitäh. Gruusia vanasõna ütleb, et ühe inimese kasvatamiseks on terve küla vaja. Paneme seda õla alla oma laste heaolule. Aga nüüd viimane päevakorrapunkt. Vastamine volikogu liikme Merili Tamme-Arg-Sarapiku esitatud täpsustavatele küsimustele. Merili saatis mulle need küsimused kirjalikult. Vallavanem võib-olla loeb ise need vastused või küsimused ette. Et siis sellega vastata, et täpsustavad küsimused, et millises komisjonis või vallavalitsuse istungil arutite eelnevat bussi soetamise erinevaid variante enne kasutusrendi kasuks otsustamist.
siis 2018 aastast. Ja eelnõud arutati eelarve arengu õiguskomisjonis 18. oktoober 2018 koosolekul. Ja miks sõlmiti leping selliste tingimustel, et kõik sõiduki kasutamiseks ja omamiseks seotud kulud jäid kandma vald ja buss ei kuulunud rendiperioodi jooksul vallale. Bussi puhul hangiti sõiduki kasutamist. Üldiselt hangitakse kasutusrendi teenust kahte moodi. Sõiduki kasutusrendi kuumaksega või täisteenust kasutusrendiga. Mitmed avaliku sektori asutused kasutavad esimest, mitmed ka teist. Siin ei ole ühtset tõde. Kasutusrendi lepingute puhul on Vinni vallavalitsus tegutsenud ühtemoodi kõikides hankemenetlustes. Ja on tavapärane, et hankija määratleb hankes sõiduki hooldamise piirkonna. Selle piirkonna sees otsustab pakkuja ise, millises konkreetse ettevõttes tuleb sõidukile korralisi hooldust teostada. Pakkuja ise või nende partnerid teostavad hooldusid, tagamaks selle, et sõiduki tagastamisel on sõiduki hooldusajalugu ja selle kvaliteet nende jaoks aktsepteeritav. Üldse, et liikluskindlustuse ja kaskolepingute poliisest tehakse üks kord aastas. Nende kohta iga aastaselt küsime selliselt pakkumisi. Ja üldse, et kui eelmine vallavalitsus, mille liige Meri-Liis Arapik oli, ei oleks teinud bussi vallale ostuse otsust, siis me tänasel teema üldse räägiks. Samuti Aarne, kes koostas kulude Exceli, oleks võinud jagada Meri-Liis seda infot, kui vallavalitsus tegi, kus vallavalitsus. Mitu Vinni valla kasutuslevad sõidukit on praegu kasutusrendi lepinguga, et on 3. Ja palun täiendavalt selgitada. Lihtsalt täpsustavalt küsiks. Jah, palun. Et kuidas see sündis, et just kasutusrendi kasuks, et miks see ei mõeldud just investeerimise peale? Selline otsus tehti komisjonis. Meie ei saanud seda komisjoni protokolli, kus see oleks arutusel olnud. Et meie andmetel tulid otse volikokku. Aga kui sul on teised andmed, siis saada meile see protokoll. Igal juhul volikogu otsustab. Võtte. Nii. Mõistlik oleks need järgmised rendilepingud ka üle vaadata. Et mulle tundub, et me maksime selle bussi 2 korda kinni. Aga see tundub, ega arve ei ole, siis ei... See on tööplaanis kõik rendineed üle vaadata. Väga hea. Need võivad petlikud olla. Ikka tundub peda muidugi, aga kui ma vaatasin selle... Aasta muidu ei ole 9. augusti kohta. Just, ja meil on nüüd veel üks päevakorrapunkt. Erki, palun. Päevakorrapunkt. Päevakorra info päevakorrapunkt. Ma pean ja ma räägin. Oleme ütleb, mis sa räägid. Palun anna ülevaade suurest ülevallalisest peost. Või üritusest. Üritus on tulevikku ühe sõnaga. Arutelu. See on tegelikult väga hea punkt selles mõttes, et kohe annan ka ülevaate. Ma tulen üks samm tagasi. Just tulen Lääne-Virumaa ideesprindilt. Ja üks teema, mis seal ühte ja teistmoodi, see oli töörühmad, aga tuli paljudest töörühmadest välja, et erinevatel aladel võrgustumist on vähe. Isegi kui on näiteks mingisugused kogukondade võrgustikud, siis need kogukondade võrgustikud ei pruugi omavahel võrgustuda, mis tähendab, et see ei teki üle vallalist võrku ja ei teki üle maakonnalist võrku. Et meil on olemas näiteks Virol, mis omavalitsusi seob, aga samal tasemel ei ole näiteks kogukondade võrgustikku. Miks me teeme suure peo ja miks me teeme seda just nii, nagu me teeme? Väga lihtne. Hästi lihtne oleks teha niimoodi, et meie otsustame, pidu on sellel kuupäeval, paneme programmi paika, paneme kuulutuse üles, põmm. Bännerid välja, tehtud. Linnuke kirjas, kõik on juba hästi. Aga kui me tahame teha sellise peo, et kogukonnad on päriselt ise kaasatud, nad saavad sellise peo, nagu nad tahavad. Siis me kutsume nad kokku. Kohale tulevad need, kes on aktiivsed, nagu ikka, eks, ja kellel on tunne, et nad tahavad kaasa rääkida. Ja selle kaasa rääkimise tulemusena sündiski see, et meil on 29. kuupäev. Tegemist on Vinni valla avatud kogukondade ühise peo.
esimene etapp on see, et iga kogukond saab üles anda omaenda peo, me seome nad kõik ühise brändi alla. Vinni valla avatud kogukonnad. Ükskõik, on see siis küla talgupäev või mingi muu päev või Venevere matk või kuskil on võib-olla mälumäng. Ja kõik seob meid ühe katuse all. Vinni valla avatud kogukonnad. Ja selleks, et kogukonnad tunneks ennast päriselt ühtsena, teeme siis aasta lõpuks sellise kogukondade peo, et see on natukene nagu siuke Oktoberfibi fest, et meil on või siuke vibe on ju, et meil on üks pikk laud, meil on seal teldid, meil on esineja, meil on päeval laat, meil on lasteala. Me teeme täpselt seda, mis sisendit me saime. Et me ei tee seda, et me hakkame pastakat timema ja saaren õhust niimoodi, et noh, nii on alati tehtud ja teeme ja valmis on. Et ja 29. august me jõudsime ka selleni, et üks nendest mõtetest oli, et tahaks rohkem teada ajaloost ja ümbruskonnast ja võib-olla mingi ekskursioon ja siis tuli siuke laternamatkad. Laternamatka jaoks on vaja ideaalis see, et vähemalt hämar oleks, et päeval on maru tobe käia selle laternaga kuskil jaanipäeva ajal. Ja 30. augustil on muinastulede öö, et me sellega ei kata ennast, eks ole, et kui me seda Oktoberfesti vibe'i ka sisse teeme, et siis pühapäeva õhtu võib-olla ei ole kõige õigem aeg, et laupäev tundub nagu parem, et siis on 29, et me jõudsime selle kuupäevaga sinna. Et mis on järgmised sammud? Kogukonnad saavad ennast mitte nüüd ainult need, kes kohale tulid, aga ma panin ka vormi välja, et kes veel tahab haakuda, saab ennast veel panna kirja, et me saame seda ringi laiendada. Ja see võib ka aasta jooksul laieneda, et minu ideaal on see, et kogukondadest ja kogukonna nendest aasta üritust teha üks kaart. Et meil tekib kohe nagu visuaalne ülevaade ka, et sellised asjad toimuvad Vinni vallas, et mingi kuupäev ja tegevus on juures, eks. Ja sealt tuleb nii palju veel asja, mis täna häkatonid tulid, et selles osas ma ütlen, et meie oleme nagu pilootprojekt sellele, mille üle teised täna alles arutavad. Et me oleme suht heal kohal. Et ma läksin natukene võib-olla laiali, aga nüüd on hea koht küsida, et saate mind uuesti kokku suruda teemasse. Nii, on. Mina küsin, et kas see tähendab seda, et me peame hakkama peoks valmistuma ja mõtlema välja, et kuidas me oma kogukonda siis reklaamime ja et peo üks osa oli ka see, et need kogukonnad, kes siin koos käisid, olid väga nagu seda meelt, et igal kogukonnal võiks olla siis mingisugune jupp või ala sellest lauast, mis ongi nende oma, kuhu nad saavad siis tuua oma kogukonna identiteeti, et olgu selleks siis ükskõik mis, eks ole, toit või asi ja võib-olla tahavad seal veel midagi teha, et meil on selline koht, et meil on kogukonnad koos, me saame omavahel suhelda, me saame käia teises kogukonnas ja võib-olla ka need inimesed, et täna on väljaränne maakonnast on umbes 1000 inimest aastast, et ka Vinni vallast on väljaränne. Et ja kui vaadata doktoritööd, mis avaldati nüüd kevadel, siis üks põhiline asi, miks inimene valib omale ühe või teise koha elukohaks, on see, et kui hea kogukond seal on või kui hea läbikäimine on seal kogukonnas, et ta tahab seda tunnetust, et see koht on elus ka 20 aasta peal. Et kui me tahame noori peresid saada, siis meil on vaja seda kogukonna teemat tõmmata. See ei ole päris õhust tulnud. Ma mäletan, et Roelas oli hästi tore külade supi konkurss, et kes päev oli meil supipäev, et kes kõige parema supi teeb. Ja palun Merili. Tiks üle, et avatud talude päevaga see haakus on eraldi teema. See on maaelu, mitte maaeluministeerium. Kui see üritus oli, siis tehtigi ju ka kogukonnas või keegi tegi omast kohvikut, eks ju, ja siis need suuremad asulad ikkagi võtsid selle inimese ära sinna, et kas seda ei juhtu praegusel case'il ka, et lähevad sinna, kus rohkem pidu nagu tundub pigem. Praegu ei saanud aru. Et see kogukondade päev on kõik ühes kohas. Kogukondade päev on kõik ühe platsi peal, et sealt nagu ära minna ei ole võimalik ja kui sa mõtled seda osa, et iga kogukond teeb oma ürituse, siis üks kogukond teeb mais, teine kogukond teeb juunis, kolmas teeb juulis ja need kuupäevad võivad kattuda, aga suure tõenäosusega ei kattu. Ja täiesti loogiline on see, et absoluutselt kõikidel üritustel absoluutselt kõik Vinni inimesed ei lähe. Lähevad need, kes tahavad. Aga miks me seda teeme, et info liiguks, et oleks parem informeeritud? Et võimalikult mugav oleks valida ja võimalikult suur oleks see, et ahaa, vaata kui lahe, et me saame siin näiteks minna, ma ei tea, Tudusse, et on mingisugused lahtistuste päevad kirikus ja mingi supipäev. Cool, läheme. Ja võib-olla nad tahavad seal mingisuguse oma kogukonna näiteks infopäeva teha, et meil on siin siuksed elamisvõimalused olemas, meil on kogukond teeb sellise, näed, et meil on kohvik olemas, kirikus on kontsertid, et midagi sellist, et tõmmata elu sinna, et ei oleks neid ääremaid, kus elu lahku.
Võiks ka olla need, kes on ära läinud, tulevad tagasi. Absoluutselt ja mitte ainult need, kes on ära läinud, vaid ka need, kes ei ole plaanivad kunagi tulla. elanud. Et näevad, et oh my god, kui lahe asi see on, ju, et tulen, vaatan ja saan hakkama. See Võtame ära või? Palun sõna. Ja, palun. Ardo ka soovib. Kuulen esimest korda seda ja ma 4 käel toetan seda, tähendab selles suhtes, et ma olen ka seda omavalitsuses natuke aega olnud siin mõned 10 aastad ja alati nagu rahvas ootab, et peaks nagu tegema, et noh, siin, et näide on see, siin 2 aastat on olnud see bränd Grillfest, et ma sellest nagu hästi isiklikult aru ei saanud, mis valla üritus see selline on, aga see, kus tuleb lähelast olla, et see, et mis altpoolt nüüd tuleb see initsiatiiv ja see näitabki, et kas see kogukonnal on nüüd seda tugevust ja nad saavad ise nagu välja pakkuda, et mida siis teha, et mitte see, nagu rahvas ikka, et mitte midagi ei tehta ja vallavalitsus ei tee midagi, volikogu ei tee, no siis korraldavad mingi peo, no siis kas see ikka oli päris ja kui nad ise nüüd alt seda ikkagi organiseerivad, teevad seda väga õige. Absoluutselt. Väga õige. Siis ei ole kellegi peal nagu näpuga näidata. Miks te seda tegite? Tuleb kommentaari ka, et on õpitud abitus. Väga hästi. Ja neid ideid ja mõtteid tuli tegelikult terve aasta ja sealt on veel noppida küll ja küll, mida saaks ellu viia. Absoluutselt ja osadele asjadele on juba hakanud ka see sama laternamatkade esimese vastusena ütles mulle, meil sükest matka ei ole. Noh, selge, siis räägime läbi, et teil tekib see matk ja me poole tunni pärast olime selle koha peal, et me oleme nõus selle matka tegema. Lihtsalt üks tähelepanek, et meil on ikkagi vallakultuuritöötajad, eks ju, erinevad need, et ka see tugi, inimesed ei oska kuskilt alustada, et me tahame küll, et tuleks see algatus altpoolt, praegu nüüd on tulnud, need mõtted on tulnud, aga see ei ole nii lihtne, et kust ma nüüd alustan, millest, et lihtsalt ongi see, et mina panen südamele, et nagu Tarmo ja et olge olemas nendele inimestele. Ärge nagu oodake, et nemad tulevad teile juurde, nad ei oskagi küsida ja mõelda niimoodi, nagu ürituse jaoks vaja on. Lihtsalt seda ma tahan öelda, et olge nagu olemas, küsige ise neilt vahepealt, kuidas teil läheb, kas ma saan abiks olla, et see, seda ma ütlen. Ma olen suga 2 käel ühel meelel, Sirli, ja ühtlasi ka väga hea seda kuulda, aga ma ise tunnen küll, et ma olen nagu näoga inimeste poole ja suure südamega, et kui keegi vähegi annab, ma sai päris küsima ka minna, et ei, kas sa tahaksid abi saada? No see on selline... Mitte seda, aga tegelikult on vaja seda, sest nemad ei julge jälle küsima. Neil on mingi mõte, see jääbki mõtte tasandile, sest ei tea, kus otsast alustada. Teha üritust, aga tavainimene nagu ei... Asja mõte on tegelikult see, tulge kultuuriinimeste juurde ja räägime ja vaatame, kuidas me saame nõuga abiks olla. Selles mõttes, et me päris kõiki üritusi ära ilmselt ei saa teha, aga me saame anda häid vihjeid ja nõuandeid ja natukene, kuidas ma ütlen, väestada seda ideed. Jah, täpselt, see on hea. See on nüüd hea puhul hea ettepanek, et me peame looma nagu mingi keskkonna, kus inimene saab siis selle info kätte ja selle nõu. Kas ongi vaata kogu see võrgustiku loomine, eks ole, et see võrgustik saab toimida, ta on nagu kahepoolne, et energia liigub mõlemalt. Ja seda küll, aga seal ei ole valla ainus kultuuritöötaja. Et on angladel hästi lahe ütlus, et it takes two to tango, et sa ei saa üksi tantsida. Et partner tuleb välja valida. Aga kena, aitäh. Erki, tõmbame siinkohal joone alla, järgmine volikogu toimub 30. aprillil. Tänan kõiki volikogu liikmeid, tänan neid, kes meid ka vaatasid. Ma nüüd ei näegi, kui palju neid vaatajaid oli, aga istung on lõppenud.